meie oleme Eiliko ja Jaanika. Vot, niimoodi olemegi. Eiliko räägib ise, kes tema täpsemalt on. Miks me siin oleme? Mina siis lõpetasin bakalaureuse Eesti Maaülikoolis 2010, õppisin ökonoomikat ja ettevõtlust ja nüüd möödunud aastal siis lõpetasime turunduse ja finantsjuhtimise magistrantuuri Tartu Ülikoolis. Olen töötanud rahulolu-uuringute projektijuhina, tarkvarakonsultandina, ka direktori asetäitjana ja nüüd siis turundusjuhina. Mina siis olen Jaanika, ma olen õppinud ajakirjandussuhtekorraldust turundust, töötanud Postimehes ajakirjanikuna, toimetajana Pere ja Kodus, hetkel olen Tartu Tervishoiu kõrgkoolis kommunikatsioonijuht. Miks me seda kõike räägime, kes me oleme, on see, et me ei ole keskkonnateadlased. Aga me kirjutasime koos magistritöö, mille me kaitsesime eelmise aasta kevadel, mille pealkiri on roheturundusega alustamise ohud ja võimalused Eesti ettevõtete kuvandi loomisel. Ja tegelikult me tahtsime välja töötada ja töötasimegi soovitused ettevõtetele roheturundusega alustamiseks. Viisime läbi 9 intervjuud ettevõtetega, kes meil olid positiivselt silma jäänud. Need olid energeetika, toiduainetööstuse ja tekstiilitööstusest. Samuti uurisime veebis tarbijatelt, küsitlusele vastanutelt, kui palju neile üldse läheb see roheteema korda, kas nad näevad, et need ettevõtted, keda me intervjueerisime, on üldse nagu õigustatud kuidagi, et me neid seal töös kasutame ja millise kuvandi need siis annavad nendele intervjueeritud ettevõtetele. Mis me siis nagu veel tegime? Et kõigepealt siis uurisime oma lõputöös, et mis on roheturundus. Ja jõudsime siis sellisele järeldusele, et see on turundusvorm, kus siis rohepöördele asunud või roheliselt ettevõtlusteekonda alustanud ettevõtted kommunikeerivad oma sisemisi veendumusi ja tegevusi jätkusuutlikkuse saavutamisel tarbijatele aga sellisel viisil, mis mõjutaks positiivselt nii kuvandit kui ka finantstulemusi. Aga mis on siis rohepesu? Et rohepesu on siis selline turundusvorm, kus siis tarbijaid eksitatakse toote või teenuse keskkonnasõbralikkuse teemadel. Ja täitsa alguses käis ka rohepesu siit läbi, õigemini on see mitmed kordi läbi käinud, aga et meie leidsime, et seda saab teha nii tahtlikult, kuid ka täiesti teadmatult. Et see on nüüd selline joonis, mis on ka meie lõputöös ja see siis näitab rohepesu ja roheturunduse erinevust. Et kui see roheline mullikene on keskkonda puudutav tegu või väärtus ettevõttes, siis see kollakam või oranžikam mullikene on siis ettevõtte sõnum sellest keskkonda puudutavast teost või väärtusest. Kui need ei kattu, siis on tegemist rohepesuga. Kui aga see sõnum kattub teo või väärtusega, siis on tegemist roheturundusega. Et oleks hästi selgelt eristatav. Ja miks on üldse roheturundust vaja? Et roheturunduse roll on siis eeskõige informeerimine, üldsuse informeerimine, tarbijate harimine, aga ka ettevõtete usaldusväärsuse suurendamine, brändi tugevdamine ja tarbijatega suhte loomine ning tarbijate ootustele vastamine. Läheb edasi. Sellise mõttega, et roheturundus on väga tundlik teema. Me juba lugesime kirjandust ainult, siis saime aru, et kõik on nii nagu säriseb. Ja kui me ka tegime neid intervjuusid ettevõtetega ja küsitlesime tarbijaid, siis see on niisugune teema, et me oleme omavahel nagu diskuteerinud tunde ja tunde. Ma olen kodus koeraga rääkinud ja töö juures kolleegidega ja see ongi nagu niisugune teema, mis on nagu nii põletav ja seal on väga palju selliseid paradokse, et esimene, nagu milleni mina olen, 10 korda päevas jõudnud, et elamine on üldse kahjulik. Et mina turundajana, et kui ma tahaksin kommunikeerida, siis mingi ettevõtte rohelisi väärtusi või tegusi, olgu need suured või väikesed, seda ma ei oska hinnata, sest ma olen turundaja, mitte keskkonnateadlane. Aga et kui ma näen, et päriselt pingutatakse ja tehakse midagi ja siis ma edastan selle sõnumi, siis nii või naa on see rohepesu mingis mõttes, sest see tegelikult elamine on kahjulik, et me seisame siin praegu ruumis, et palun öelge mulle üks asi, mis siin on nagu keskkonnasõbralik päriselt, mis keskkonda ei kahjusta. Et jah, me võime nagu lõputult mõelda, et on lahendusi, mis nagu toetavad
ja kui palju nad toetavad, aga see on nagu nii keeruline defineerida, et see keskkonnasõbralikkus üldse, et sealt teine teema, milleni me ka jõudsime, oli see, et turundajatena, on ju, mäletate telekas neid reklaame, kus keegi sööb nätsu ja siis teeb nii ja klaas on jääs. Ja siis need pesupulbri reklaamid, et tavaline pulber ja siis see meie pulber. Ja siis sa kodus pesed seda pesu ja muudkui pesed ja mõtled, et tegelikult ma ei olegi nii hea koduperenaine, et pole hullu ka lasta olla. Kõik need reklaamid, parim pakkumine, parim suvi, kõike meile lubatakse, saab talendiks, ja jõuame 5 rikkama riigi hulka. Ja me loeme neid ja me mõtleme, et see on ju reklaam, on ju. Nii kui ma ütlen, et ma ei tea, meie siin McDonaldsis hakkame iga ostetud burgeri pealt istutama seda puud, siis on kohe halvasti. Mis siis, et tegelikult puu istutamine ei ole ju halb, aga nii kui see nagu sõnum muutub roheliseks, siis kõik lähevad väga nagu tundlikuks. Et väga keeruline on üldse mingit sõnumit öelda roheturundajana. Siin ka on palju räägitud, et rohepesu aina kasvab ja nagu justkui ettevõtted oleksid kuidagi, on kuskil organisatsioon, mis ärgitab üles, et teeme rohepesu, tegelikult on nagu asjad, aga lihtsalt fakt, et me inimestena hoolime keskkonnast järjest rohkem ja ka ettevõtted järjest rohkem proovivad kombata neid piire, leida lahendusi, et sellega seotud on see rohepesu juhtumite kasv tegelikult oli see, mis meie leidsime kirjanduse põhjal, et lihtsalt keskkonnasõbralike toodete müük kui selline on ka kasvanud. Mis nagu on halvasti, on siis see, et neid juhtumeid on järjest rohkem ja inimesed on veel skeptilisemad. Et tõesti, et kui sa oledki nagu, ma ei kujuta ette, kasvatad maheporgandeid eriti heal viisil ja kõik on justkui õige, siis kindlasti keegi on korra vähemalt mõelnud, et kindlasti seal on midagi taga, kuskil on mingi kala. Et inimesed on nagu ka usaldamatud. Et meie veebiküsitluses ka kommentaarides see ikkagi nagu kajastus, et on siuke natuke usaldamatus inimestel. Me ei tea, mis on roheline ja mis ei ole. Ja ongi lihtne eksida, sest siin tõi ajakirjanik näite, et pannakse katusele päikesepaneel. Ma ei tea, võib-olla selle ettevõtte jaoks on nagu maailma kõige rohelisem asi, mis nad teinud on. Et nagu võib-olla nagu ei tasu ka kohe öelda, et see on rohepesu, et lihtsalt ongi see, et inimesed ei oska defineerida sõna roheline ja see roheline väärtus ka siin ruumis olijate seas, et keegi teist on kindlasti kordades rohelisem kui mina, et ongi väga keeruline defineerida, mis see on ja väga lihtne on ka eksida seeläbi. Ja see on asi, mille pärast mina isiklikult kõige suuremat nagu muret tunnen, on see, et lahendust oodatakse justkui tarbijatelt. Et mina ja Jaanika peaksin vähem tarbima, käima jala, et kõik asjad, mida siis võiks teha, et keskkonnal parem oleks. Nüüd siis on hakatud rääkima ka ettevõtluses järjest enam sellest, kuidas ettevõtted võiksid leida paremaid lahendusi, aga meil on puudu selline suur visioon või et tegelikult ma seda sama teemat arutasin Tallinna Ülikoolis tudengitega, siis me jõudsime sinnamaani välja, et väga hea majandussüsteem, siuke keskkonnapoliitiline, et kus seda saaks rakendada, oleks Põhja-Korea. Et põhimõtteliselt riik ütleb ette, mitu särki sa aastas ostad ja mitu liitrit kütet sa võid kulutada. Aga et kas me siis nagu seda tahame või ei taha, aga mis me selle slaidiga öelda tahame, on see, et mina ja Jaanika tegelikult ei lahenda seda probleemi ära, palun vabandust. Mul oleks vaja, et keegi kuskilt ülevalt poolt suurest süsteemist ütleks mulle, et kumb siis on kasulikum, kas kasutada papptaldrikuid, kui ma korraldan sündmust, või pesta neid topse, tähendab see topsi pesemine käib ka nii, et see on praktiline näide, et kui see korduvkasutatud topsid, need tuleb saata kuhugi pessu ja siis need saadetakse mulle tagasi, et ma tahaksin, et keegi teeks selliseid suuri tarbimistsükli analüüse ja ütleks mulle, et tõenduspõhiselt see on parem.
see on efektiivsem, aga ma ei ole nagu väga palju selliseid asjaid, selliseid süvaanalüüse kohanud. Kuidas siis rohepesu ära tunda? Et tegelikult neid 7 punkti me juba täna kuulsime, et lihtsalt on kirjandusest leidnud samasugune asi, aga me suudame ka lisada siia, et meie leidsime ka sellise asja, et tavalise toote müügikampaaniasse lisatakse pisikene rohenüanss ja siis öeldakse, et see toode ongi nüüd roheline. Siis teine, et korrigeeritakse toote hind kõrgemaks olukorras, kus tegelikult jätkusuutlik tegutsemine on oma hinna alla toonud. Eks lihtsalt tõstetakse hinda, kuigi tegelikult ei ole mingit põhjust selleks. Kasutatakse ka eksitavat sõnastust, visuaali või graafikat, aga ka liialdatakse väidetega ja valeootuseid tekitatakse. Ehk siis, et see, mida lubatakse, tegelikult ei ole saavutatav. Ja hästi suur punkt, mille meie nagu leidsime kirjandusest, on see, et hirmu õhutamine. Ehk siis, et kui sina ei tarbi seda, siis juhtub sinuga vot see. Või juhtub maailmaga see. Et see hirmu õhutamine on tegelikult päris tugev. Ja antakse ka katteta lubadusi. Et öeldakse, et toetatakse vaesemaid kogukondi, kui tegelikkuses kasutatakse ära nende maavarad ja jäetakse alles pöördumatud tagajärjed. Et need me lisaksime siia 7, aga see on see kõige põhilisem, need 7 punkti. Nii. Aga siis Eesti tarbijate tulemused, mis meie oma uuringuga teada saime. Et me küsisime siis meie tarbijate käest, meie küsitlusele vastanute käest, et milline on keskkonnasõbralik ettevõte? Et mida nemad peavad ühe keskkonnasõbraliku ettevõtte juures oluliseks või mis peab olema saavutatud. Ja siis nemad ütlesid, et kõige olulisemad on tootmisprotsess, jäätmed ja pakendid. Ja samas tõid välja, et kõige vähem olulised on keskkonnasõbraliku visuaaliga logo või rohelise värvi kasutamine. Ja siis küsisime ka, et kus tarbijad märkavad kõige rohkem rohelise sisuga sõnumeid. Ja kõige rohkem siis märgatakse nii sotsiaalmeedias kui poodides, aga kõige vähem siis raadios ja ka erinevatel sündmustel või välimeedias. 94,1% vastanutest siis eelistab, et kas toote pakendil või teenuse juures oleks selle keskkonnasõbralikust kajastav info. Ehk siis inimene, kes hoolib keskkonnast, ta tegelikult tahab näha, et mida ettevõte teeb või kuidas on see teenus või toode toodetud siis, et mida saab tema ka, kuidas tema saab ka panustada, kui ta seda tarbib. Küsisime ka tarbijate käest, kõrvutades 3 asja, omadusi, hinda ja keskkonnasõbralikkust toote või teenuse puhul, et mis on nende jaoks kõige olulisem. Ja tuli välja, et kõige olulisemad on siiski omadused. Sellele järgneb siis hind ja keskkonnasõbralikkus ja kui me küsisime, et aga mis on kõige vähem oluline, siis justkui pooled vastanutest ütlesid, et hind on kõige vähem oluline. Aga samas 37% ütles, et keskkonnasõbralikkus on kõige vähem oluline. Ja siis küsisime ka, et kui oluliseks te peate, et ettevõte oleks üldse roheline või keskkonnasõbralik. Ja 10 palli skaalal siis on see tulemus 7,87, ehk siis tugevalt üle keskmise. Ja palusime ka tuua häid näiteid heast roheturundusest. Siin meil ei olnud ühtegi näidet ega ühtegi punkti ette mainitud, et inimesed said täiesti ise nimetada, kirjutada. Nagu näete, A. Le Coq'i mainiti kõige rohkem. Ka Eesti Energia on ära toodud siin, millest on täna juba palju juttu olnud. Aga pandipakend, Pokebowlis, otsetootjad tarbijale, Reetaus. Siin on tegelikult väga palju erinevaid näiteid toodud. Ja tulemused Eesti ettevõtted. Mis me teada saime, oli see, et need 9 ettevõtted, kellega me rääkisime, nad tegelikult pidasid väga oluliseks rohelist majandamist, et neil ei olnud see, et inimesed peavad arvama, et me oleme rohelised, nad nagu täiesti siiralt ja veendunult ja mul ei ole põhjust neist kahelda, et nad proovivad leida neid lahendusi. Et 8 ettevõtet 9 olid tugevalt selliste sisemiste veendumustega. Neil oli, eriti väiksematel ettevõtetel, oli suur sisemine soov olla roheline. Just need tekstiiliettevõtted, me ei oska öelda, kas sellepärast, et nad on väiksemad või see on niisugune valdkonna spetsiifiline, aga just see, et kui on
Sihuke väike nunnu kogu pere firma sul ikkagi ja sul on sihuke suur sisemine veendumus, et see nagu kuvas välja, et see vastu toiduainesektoris ja energeetikasektoris oli näha seda välissurvet, et need samad direktiivid ja et mis neid taga ajavad, et see sunnib neid olema rohkem. Nad tahavad olla rohelised sellepärast, et vastata tarbija ootustele, kuvandit luua või hoida, aga ka hästi oluline aspekt oli see tarbijate harimine või niisugune teadlikkuse tõstmine. Mis oli meie jaoks võib-olla üllatav, et me läksime peale küsimusega, et milline on nende roheturundusstrateegia, et tegelikult neil ei ole roheturundusstrateegiat, neil on üks turundus, nad ei erista seda roheturundust ja nii-öelda tavaturundust. Et mis omakorda nagu meie hinnangul, kuidas ma ütlen, annab sellise kindlustunde mõnes mõttes, et see on väärtus ettevõttele kui selline, et ei aeta mingit eraldi liini, vaid see on osa suuremast tervikust. Ja enda tegevusi esmalt kommunikeeritakse sisemistele huvigruppidele, et neil toimuvad koolitused ja sellised sisemised arutelud üldse enne, kui nad seda väljapoole hakkavad rääkima. Mis nad nagu nägid ohtudena, oli muidugi rohepesu, siis nad olid hirmunud sellest, et tarbijad kujundavad enda nagu hoiakud väga kaootiliselt, et leiavad mingi info ja siis nii on, väga raske on nagu neid ümber veenda, siis omakorda, kui sa hakkad asju selgitada, võib veel rohkem külvata segadust juurde, ehk siis see on nagu sihuke tundlik ja keeruline teema. Toodi välja, et näiteks energeetika valdkond tervikuna on kahjulik, ütle, mis sa ütled, et sa võid öelda, et istutan puu või ei istuta puu või mis ma seal leian, lahendusi ei leia. Eesti Energia alati on keskkonna kahjulik, aga nagu nad ometigi proovivad leida neid mingeid lahendusi, mis nagu meie hinnangul on parem kui mitte kui midagi. Keskkonnasõbralikke valikuid napib, et sa võid mõelda küll, et ma ei tea, teen väga hea siin näiteks kudumi on ju väga heade omadustega, on väga keskkonnasõbralik, aga siis nad otsivad mingeid nööpe või kotte või jumal teab mida, et kuhu neid asju panna ja kuidas neid koos hoida, et see on väga tülirikas. Pakendite teema on siis keeruline ja märgised on ühelt poolt kallid, et kui sa tahad neid märgisid saada, pead palju raha maksma, nad ei saa seda endale lubada sageli ja teised tarbijad ei saa aru nagu nii neist, ütlesid nad. Veebiturunduse aspektist on roheline teema Eestis nii nagu väikese massiiviga, et see isegi ei tööta, et sa ei saa osta endale internetis reklaami, sest see otsingusõna nii-öelda ei kanna välja seal. See ei ole majanduslikult jätkusuutlik, see toodi välja, et me ütleme enda reklaamis, et see kampsu, mis te ostate, kestab 5 aastat ja siis inimene, kes seda ütles, kui halvasti see küll mulle raha ei too. Et selles suhtes, et sa müüd selle kampsuni maha, aga et kus sa selle järgmise inimese leiad, kes kampsuni ostab, et see ei ole mingi H ja M, et on ju iga hooaeg saabub uus laar tooteid ja kõik ostavad. Eesti inimene on hinnatundlik, inimesi ei huvita roheteemad, eriti kui maailmas käib sõda ja levib koroonapandeemia. Ja nad leidsid ka ohuna seda, et kestlikkus on moeasi. Ehk siis see on sihuke, võib juhtuda, et kestlikkus on trendivärk ainult valitutele. Ja sihuke mõte ka, et leiti, et see roheturundus ja rohelise kuvandi saavutamine on erinevates sektorites erinev, et need juhised või juhendid, et need ei ole nagu valdkonna ülesed. Me töötasime kirjanduse põhjal välja roheturunduse hindamise maatriksi, kus siis X-teljel on roheturunduse efektiivsus, Y-teljel on positiivne mõju keskkonnale ja siis vastavalt sellele siis sai hinnata neid ettevõtteid 4 kasti, ehk siis mitte rohetegijad, ehk siis ma tean, et ma ei ole roheline ja ma ka ei ütle, et ma olen, siis on rohepesijad, nemad on need, kes siis ütlevad, et nad on rohelised, aga tegelikult tegusid ei ole. Tõelised rohetegijad, kes siis on rohelised ja räägivad ka sellest efektiivselt. Rohevaikijad, kus siis märksõnadeks on pruunpesu ja rohepunastamine, kes siis nagu tegelikult teevad keskkonnale häid asju, aga nad nagu väga ei taha sellest rääkida, mis ei ole ka efektiivne.
sest võib-olla nagu sektoris või et võib-olla teised saaksid nende tegevusest õppida või teadlikumaks või et elanikkond tervikuna võidaks nende know-how'st, siis nad sellest nagu ei räägi. Ja siis mis see diagonaalis, see turvaline rohekoridor on selle nimi meil, on siis see ideaal, mida pidi peaks üks ettevõte edasi liikuma. Et mis see sõnum on see, et see rohelised teod niipidi ja siis see sõnumi efektiivsus peaksid olema tasakaalus. Nüüd on natuke keeruline võib-olla maatriks, et siin korraga vaatate, aga ma teen lühikese kokkuvõtet, et seda positiivne mõju keskkonnale me lasime ettevõtetele hinnata endil. Ja see ei olnud niimoodi, et me küsisime, et kui keskkonnasõbralik te olete, ja nad ütlesid 8. Ja nad olid väga tagasihoidlikud ja nad ei tahtnud üldse seda teha, aga see, et me lasime seda hinnata sellisel taustal, et võrreldes sellega, kui nad neid asju ei teeks, mis nad teevad, et kui nad teeks asju vanamoodi edasi. Ja sõnumi efektiivsust lasime hinnata neil endil, kui efektiivselt nad on kajastanud enda tegevusi, ja siis me lasime tarbijatel ka hinnata, et kui roheliseks need ettevõtted peavad. Tekstiilisektori ettevõtted, need tumedamad täpid on tarbijate hinnangud ja heledamad täpid, siis värvil on vastavalt nende enda hinnangud. Et tekstiilisektori ettevõtted hindasid ennast nagu madalamalt, kui tarbijad neid tegelikult näevad. Ja toidusektori ja energiasektori ettevõtted siis hindasid ennast natuke paremini. See toidusektoril see sinine täpp, et nende hinnang läks samasse kohta. Töötasime välja need soovitused ka, mis oli meie magistritöö eesmärk. Ma saan aru, et praegu meil vist turundajaid väga siin ei ole, aga käin kiirelt üle. Et meie soovitus ettevõtetele on alustada õigest otsast, esmalt peavad olema need rohelised teod ja siis saab sellest rääkida. Mis on meie arvates hästi oluline nende intervjuude põhjal just, et ei ole mõtet tervet maailma korraga parandada. Et ma ei saa öelda, et ma homme olen läbinisti roheline, et pisikeste sammude haaval, aga oluline on seda siis ka niimoodi kuvada. Et ma ütlengi, et ma olen nüüd teinud selle väikse sammu. Kaasata spetsialiste. Seda ettevõtet tõid ka välja, et ei ole mõtet öelda, et mina Jaanika hakkan rääkima keskkonnaasjadest, nii päris ei lähe, et peaksin endale võtma appi keskkonnaspetsialistid. Ettevõtted ütlesid, et kuigi see on väga keeruline, siis see on uus normaalsus. Teistmoodi ei saa. Me peame kõik mõtlema selle peale, kuidas edasi minna. Toode on hästi oluline, et see tootearendus aus ja jätkusuutlik. Ja siis omakorda see kogukonna teema. Et ühelt poolt olid ettevõtted, keda me intervjueerisime hästi sellised, et nad olid ise valmis enda know-how'd jagama, nad ütlesid, nad käivad konverentsidel ja nad väga palju räägivad sellest, et nagu enda edulugudest, et teistel oleks lihtsam. Teine pool on see välimised kogukonnad. Nad ütlesid, et neil tegelikult ei ole vaja teha sotsiaalmeedia turundust, sest neil on sellised fännid, kes ise nagu turundavad seal, et nad ei pea eraldi selleks panustama. Et see kindlasti on ka soovitus, et luua kogukond. Soovitame kommunikeerida sisemistele huvigruppidele enne, kasutada pakendeid sõnumite edastamiseks, et mitte lendlehti või midagi sinna kõrvale, et need samad pakendid saab väga hästi ära kasutada, eriti olukorras, kus tuli välja, et tarbijad neid pakendeid loevad. Tarbijaid tuleks harida lihtsate sõnumitega, luua selgust, olla teistele eeskujuks, valdkonna eestvedaja. Ja silmas tuleks pidada seda, et kuigi see keskkonnasõbralikkus nagu võib tunduda keeruline ka majanduslikult, siis tegelikult seda õigesti teha ees loob see konkurentsieelise. Küsimused.
Küsiks see teie maatriks, eks, et kus oli see ülemine, see need rohevaiked, need on vist, mis inglise keeles on greenwashing, et kas tegelikult Eestis on üldse mingisuguseid selliseid ettevõtteid, kes midagi märkimisväärselt teevad ja sellest üldse ei räägi, et kas teile sattus ette, ma lihtsalt huvi pärast küsin, et ma saan aru, et see otseselt selle leidmine ei olnud teie tööteema, või kui keegi teine teab, see võib ka vastata. Aitäh küsimuse eest, et meie otseselt me püüdsime leida neid, kes meile tundusid, et teevad mingeid tegusid ja räägivad ka sellest, sest meie jaoks oli oluline just see turunduse pool, aga rohevaikeid, eks neid ole keeruline leida ka, aga ma siis, aga et ma selle peale mõtlesin siis näiteks Tartu Tervishoiukõrgkool, kus ma töötan, me kasutame hästi palju mingit teiste ülejääke, nagu aegunud kaupa, mida me saame õpetus ära kasutada, aga ma mitte kunagi ei räägi sellest, praegu esimest korda ütlesin. Jah, sest see... Jaa, et... Mina tegin tudengite seas sellise küsitluse, et nende riidekappi analüüs on ja siis seal oli poisid, just eriti soomlased, nendel oli niimoodi, et nad ütlesid, et ma üldse keskkonnasäästlikkust ei järgi oma tarbimises, mind need roheteemad ei huvita. Mul on 5 T-särki, mul on 2 teksapüksid, ühed on juba jube katki, et 2 aastat olen mõelnud, et ma ostaks uued, aga ma ei viitsi poodi minna. Ja nemad ei mõtle rohelise peale üldse. Ja siis on tüdrukud, kes on kohutavalt loodussäästlikud, nad vaatavad alati kõiki labeleid, neil on 32 T-särki, 7 nabapluusi, 13 tanktopi, aga need on kõik nagu väga orgaanilised ja ökoloogilised ja väga hoolega valitud, et natuke ka inimkäitumisest sama paralleel, eks. Rohelaiskurid, kes... Rohelaiskurid, see on väga hea sõna. Absoluutselt. Nii, siin oli küsimus. Ja, aitäh, väga põnev ja kaasakiskuv on olnud. Vaatame korraks seda slaidi uuesti, kus on juttu nendest, mis oli kõige olulisem, mis oli kõige vähem olulisem tarbijate seisukohast. Seal on hind kõige vähem olulisem umbes poolel, ise juhtisite tähelepanu sellele. Mida see nende vastajate kohta ütleb, kui esinduslik see on? Need olid meil nüüd kaks järjestikust küsimust, kus oligi, et üks küsimus oli, et mida te peate kõige olulisemaks, ja täiesti eraldi küsimus oli, mida te peate kõige vähem olulisemaks nendest 3. Just kui see, et hind on kõige vähem olulisem, võiks öelda, et omadused ja keskkonnasõbralikkus on selle võrra olulisemad, eks ole. Ma seletan natuke oma küsimust. Mulle tundub, et see on üsna jõukate inimeste seltskond, kes saavad niimoodi vastata. Ma näen selle peale pearaputust. Ses suhtes see valim ei olnud nagu kuidagi jõukamate inimeste poole kaldu, aga ma tuleks nagu selle juurde tagasi, et võib-olla mis ma nagu näen siin on see, et ma ei ole nii rikas, et osta halba asju või midagi sellist, et ikkagi inimesed ostavad toodet selle omaduste pärast. Ja siis hind on, et ma olen nõus maksma ka natuke rohkem enda, ma ei tea, ma räägin asju, mis ei ole tõenduspõhised, aga kuidas ma seda tõlgendan nagu eraisikuna, on see, et ma olen nõus ostma enda lapsele hea koolikoti, mis siis, et see on kallis, aga see on hea ja see kestab aastaid, ja see toetab tema tervist, et pigem nagu see mõte on see, mis ma näen siit taga. Seda rõõmustab kuulda. Mina küsiks oma lemmikteemast energeetikast, et Eesti Energia puhul võib-olla see põhjendus on see, et neil on palju erinevaid tegevusi, et nad on suurimad põlevkivi põletajad, aga nad ka suurimad taastuvenergia tootjad, et kas see soovitus siis energeetikaettevõtetele on selline, et jaga ja valitse, et tee ennast väikesteks juppideks, kus osa on nagu väga superpositiivsed või rohelised ja osad ei ole ja siis inimesed, nad ei saa öelda, et see ettevõte on halb, sellepärast, et osa sellest on hea. Ei, meie soovitus ei ole kindlasti, et tee ennast juppideks või kuidagi selliselt. Pigem on see, et räägi oma tegevustest ausalt ja läbipaistvat ja paku tõendusmaterjali juurde. Ma selle energeetika kohta lisaks veel, et me oleme omavahel seda väga palju arutanud, et mis teeme siis, paneme elektri kinni ja bensiinijaamad ka, et see oleks nagu hea ja lihtne lahendus. Et pigem nagu sellele energeetikasektorile nagu ka nendele teistele, et neid lahendusi leida sammhaaval. Et sellist suurt, et kui me teaksime, mis see oleks see hea lahendus, me teeksime selle kohe ära, ma arvan. Ma nagu tahan mõelda, et Eesti riigis ei ole sellist inimest, kes teab, kuidas päästa olukord ja ta hoiab seda endale.
või noh, ma väga loodan, et ei ole nii. Et aga jah, et see energeetikasektor tervikuna on niivõrd nagu keeruline ja saastav, et ta selle läbi torkab silma ja need sammud võib-olla, mis nad siis astuvad, tunduvad nii väiksed ja ebaolulised, aga et kui sul nagu ei olegi häid valikuid võib-olla. Ma tuleks selle eelmise küsimuse juurde tagasi, et mis teie valim oli, kus te leidsite need ja see oli 135, ma nägin, oli inimeste hulk, eks ole, et see oli... Me jagasime sotsiaalmeedias erinevates gruppides. Kas sa mäletad peast või? Ei, need olid täiesti tavalised Eesti inimesed. Soovitan guugeldada, see töö on tervikuna kättesaadav veebis ja töö pealkiri on kohe tuleb. Kohe siin alguses. Vot. Ma küsiks lihtsalt seda, et mis oli teil nagu see info ka olemas, eks ole, et olid need maainimesed, linnainimesed, kui vanad sissetulek, selles mõttes, et see info on nagu olemas. Ja. Aga mis see kokkuvõtvalt, mis see oleks siis, kes need vastasid, oli nagu, mis oli kõige suurem grupp võib-olla või mis olid 3 mingit kõige suuremat gruppi, mis olid esindatud? Tegelikult see töö kaasas ka, aga mina võtaks võib-olla selle kokku niimoodi, et vastajateks olid täiesti tavalised Eesti inimesed, kes siis tundsid ennast ära võib-olla sellest pealkirjast. Uuringu pealkiri on ka see, et kas sa tahad sellele vastata või sa ei taha. Kas see pakub sulle huvi või mitte? Nii. Kõige rohkem naisi, kõige rohkem Eesti rahvusest, vanusrühm 35–49, kõrgharidusega, leibkond koos alla 18-aastaste lastega, sissetulek 1600, elavad suures linnas, välja arvatud Tallinn, on siis nagu kõikide siis omaduste järgi see liidergrupp vastanutest, aga seda saab siit nagu töö lõpus lisast number või lisast nimega H täpsemalt vaadata.